Ja nüüd siis sügiseste õitsejate kui ka kasulike ja toredate taimede teemal. Ülli-Riina, sinu taimevalikus on palju taimi, mida kunagi puukoolist ei leia. Mis on olnud sinu valikute kriteeriumiks just sügiseste taimede osas? No kollektsioon sai kokku rohkem selle pealt, et olekski põnevaid asju, natuke teistmoodi, selliseid häid pikki õitsejaid läbi hooaja. Hakkasingi paljundama taimi siis, kui ma haljastust rajades ei leidnudki selliseid vähem levinuid, aga väga tänuväärseid, kas vanu või uusi põnevaid sorte. Ja aegapidi on neid selliseid väga tänuväärseid õitsejaid tekkinud üsna rohkelt mulle siia. Iisop on näiteks selline tore, kes juba juuli algusest hakkab õitsema, korjab muudkui mesilasi, meelitab juurde ja tõsiselt tänuväärne õitseja. Siis on kindlasti hästi head õitsejad kurerehad. Sama aretaja, kes on meil Rosanni aretanud, on nüüd sellise miniatuurse variandi suure õiega superõitseja. Ja samas on siis silmikurereha Patricia ka selline steriilsete õitega. Õitseb ka võib-olla 1-3 kuud järjest. Peaasi, et ei jääks liiga kuiva kätte. Siis on hästi toredad ja hästi värviline on raudrohtude maailm. Et osadel raudrohtudel on selline tore omadus, et kui nad vanad äraõitsenud õisik kohe ära lõigata, siis ta kasvatab kuni külmadeni kogu aeg uusi õievarsi. See siin on nüüd trikoloor, kus ühel taimel ongi värvikammab sellisest punakast täiesti kollaseni. Siis on kindlasti toredad sellised taimed, kes õigel ajal, kui esimene õitsemine on juulis ja õievarred eemaldada, siis saab suve lõpuks teise õitsemise. Ja selline õnneheina sort, üks tore Kalimeeris sort. Kalimeeris on selline taasavastatud vana, et vanasti taluaedades kasvatati lõhise Kalimeerise põhiliiki, mis kasvas siis kuni meetriseks, aga nüüd sortidel selline sinine on nüüd selline 50 sentimeetrit ja valge kasvab kuni 60 sentimeetrit. Ja hästi tore on veel kirjuleheine sort Shogun. Õieilu ei olegi tal nii oluline kui see tore lehestik. Kukeharjade valikus, vereva kukeharja ja on väga palju toredaid sorte. See siin on Vera Jamieson. On sellise pisut võib-olla natuke lohaka välimusega, et ta ei püsi niimoodi tugevalt püsti, aga ta on väga tore näiteks ka suvelille istutustes, et kuna ta oma olemuselt on selline natukene lookas, siis on teda väga tore kuskile istutusnõude serva istutada teiste taimede ääriseks. Et selline vitshirsi sort Warrior hästi ilusate tumedate õiepähikutega ja ilmade jahenedes lehestlik muutub selliseks purpurseks. Hästi toredad on sellised madalad väiksed maitsetaimed. Võib tarvitada teena või toitude sisse panna, et siin nüüd konkreetselt on selline hariliku pune sort Nana. Korsika münt on meie kliimas külmaõrn, aga ta on imehea sellise nagu vanakooli piparmündi nätsu lõhna ja maitsega, et seda võiks ka aknalaua peal talvitada ja siis jälle kevadel õue viia. Kasvab hästi kiiresti, katab pinnaruttu, sobib isegi kivivuukidesse, et siis võiks jälle sügisel ühe väikse tutsu tuppa aknalaua peale panna, et kellele meeldib just piparmündi teed juua.